100 aastat tagasi kirjutatud ooper, Tšehhi helilooja Leos Janáček on selle kirjutanud. Seal on tegelased nii loomad kui inimesed, kes siis nagu peegeldavad üksteise maailma. See kujundus ja nii-öelda see libretto, see on üsna muinasjutuline. Aga see muinasjutt on, ütleme siis, mõeldud täiskasvanutele tegelikult. See armastuse teema ja mida armastus ja inimesega üldse teeb. See on ju, no ma usun, enamik inimesi on ju oma elus kogenud suurt armastust ja ka südame murdumist ja kõike seda valu, mis sellega kaasneb. Roll on väga-väga kihvt, väga mänguline. Endast saab leida kõik loomulikud küljed ülesse, samas vahepeal kehastub ta ka naiseks. Et tuleb ka olla selline sensuaalne. Ja roll iseenesest, kui nüüd rääkida muusikast, siis see on vägagi nõudlik. Sellepärast, et muusika väga sageli ei anna ette või no seda on orkestrist raske üles leida, seda meloodiat, et hästi palju peab arvutama, oma pausid kokku lugema igaks juhuks. Et küll dirigent aitab väga palju kaasa ja näitab sisse, aga mõtlemist on väga palju. Üks on valitud just rebane peategelaseks, et rebasel on väga palju omadusi, mis on inimestega sarnased. Võib-olla rohkem kui mõnel muul loomal, et rebase nii ema kui isa kasvatavad kutsikaid, et loomade maailmas ilmselt see nii võib-olla on haruldane pigem, aga ja neid paralleele leiab pidevalt. Olen 20 aastat teinud suuri pearolle ooperi lavadel ja lõpuks jõudsin rebaseni. Janáček on kirjutanud tegelikult looduse loomad, loodusnähtused ja ka inimesed ja inimese tunded ja mõtted. Nad on kirjutanud sinna sassi, mis annab tegelikult hea värvi ja ka publikule selliseid mõnusaid äratundmisrõõme, et kas me vahest käitume nagu loomad inimestena või kas loomad käituvad vahest veel mõistlikumalt kui inimesed. Et ta toob selliseid huvitavaid nagu paralleele, et seda peab kindlasti ise vaatama ja ma arvan, et iga inimene leiab siit ise endale mingisuguseid huvitavaid mõtteid ja võib-olla ka sellist tunnetuslikku poolt, et vahest inimestena me mõtleme asjadest üle liiga palju, liiga tõsiselt, et loomad võtavad elu lihtsalt ja võib-olla vahest peaks sellest eeskuju võtma. Kunstnikule see on päris pähkel oli, ütlen ausalt, sest väga palju, kus toimub tegevus ja teha nii, et siin oleks, nagu te panete tähele, siin mitte ainult lauljad, vaid tantsijad ja koor ja nii edasi, et tähtis oli leida seda niisugust meeleolu ja seda väljendada dekoratsioonis ja kostüümidest just, et see hingaks, et see oleks nagu niisugune muusikaga koos, et ta oleks kerge ja samas nagu tekitas väga erinevad maastikku. Ja see oli päris pähkel. Lavastajaga palju nagu sellest nagu arutusime ja mõtlesime, fantaseerisime ja ma arvan, et ma olen ise väga rahul sellega tööga, nagu see on päris huvitav oli. Ja kõige tähtsam võib-olla, et terve kollektiiv just ja lauljad ja tantsijad olid nagu, elasid kaasa väga ja väga toredalt nagu tegid oma rolle nagu. Ooper Väike-Kaval Rebane esietendub juba homme 30. jaanuaril Rahvusooperis Estonia.